Nii, sain hiljuti oma 63. auto müüdud. Mis tähendab seda, et on vaja 64. auto osta. Ja jätkaks seekord selle rea peale, et prooviks siukse 1000 eurose eelarve sisse mahtuda, ehk siis jätkame oma 1000 eurose rondipeoga. Täna jäi nüüd silma üks Ameerika raud ehk Ameerika auto. Ma arvan, et selle tonni eest saab väga ägeda ameeriklase või siis mitte. Ühesõnaga tegelikult seal on vaja tublisti veel hinda tingida ja sellepärast ei saa ka Jaaguriga sinna kohale minna, et siis vahetaks autot millegi natuke sobivamast, millega siis saab minna sükast 1000 eurost pilli alla tingima. Eks paistab, kuidas sellega läheb. Võib-olla tulen sealt sama targalt tagasi, kui sinna läksin. Äkki see osutub täielikuks rondiks või siis ei saa hinda sobivasse vahemikku. Igatahes tuleb nüüd sõita Raplasse, ehk siis pealinna mugavustest väljapoole. Jaaguri jätame siia maale ilusti teiste kaunitaride vahele ja võtame ühe siukse tõsisema töölooma, millega on siis sobilik minna siukest tonnist ronti ostma, mis ei näe ise ka märkimisväärselt kallim välja just. Ühesõnaga, kuna üksinda kahe autoga Raplast tagasi tuleks, siis mul on kaasas üks, kes mind aitab natukene selle valdkonnas. Ehk siis mu väike vend, Raido, kes siis tegeleb siukse nagu Kapa Motors, kui võib-olla Instagramist olete näinud. Aga Raido, keretööde kohalt on väga suur spetsialist, siis ma saan aru, et sa tegid natukene eeltööd ka selle auto kohta, mida me täna vaatama lähme, et mis on nagu põhiline siuke ikaldus on. Jah, eks natukene kaevasime igaks juhuks, et kunagi ei tea, et mingid tüüppead võiks alati üle vaadata enne selgeks teha. Muidu võid mingisuguse väga kalli portsu otsa astuda. Põhihäda on rooste nendele? Põhihäda on ikkagi rooste, jah. Mingi põhjad, karbid, tiivad. Et kui juba näed, et tiivast läheb näpp läbi, siis ilmselt põhjast võid rusika panna läbi. Kui nii juhtub, siis see auto jääb sinna, et siis me ta kaasa ikkagi ei too. Aga mingi muu tehniline pool, sillad, asjad? Jah, sillad tegelikult on ka pigem vist sükene veits keerulisema ehitusega. Et kui seal ikkagi on näha, et kõvasti loksub ja kolksub, et siis võib olla mõistlikum vaadata natuke kallimat ja korralikumat isendit. Et ja kindlasti tasub nende puhul järgi uurida, millal on mootori rihm vahetatud, sest rihmavahetus on kallim kui auto ise. Aga see käib bensukate kohta või diisel sama põlja? Bensukate puhul kindlasti, jah. Diisli puhul peab üle vaatama, kui on ketiga, siis peaks suht safe olema, aga kui on rihmaga, siis on sama teema. Sest seal peab põhimõtteliselt terve nina laiali kiskuma, et mingi rihma vahetada. No see käkk on ühesõnaga diisel. Nii palju küla pealt kuulnud, et kogu see auto on ülimalt õnnetu tegelikult, et seda peaks üldse ostma. Tasub vältida, jah. Ja edasi pidanud käima ja nii edasi. Et ühesõnaga soovitus on, et hoidke eemale, siis me läheme ikkagi nüüd Raplasse. Vaatame, kas sellest ajast saab asja või ei saa. Igatahes hoidke meile pöialt. Me tahaks ikkagi Ameerika autoga tagasi tulla. Seda mugavust nautida, mida pakub üks hea ameeriklane. Viimas kokku ostsin endale 2004 aasta Chrysler PT Cruiser. Ühesõnaga see on üks paras käkk ja seda mitte keegi kunagi osta, mitte kellegi soovita. Tootma hakati neid aastal 2001 ja tehti kuni 2010 ja üllaslikult toodeti kokku 1,3 miljonit, isegi natuke peale. See nüüd on aastast 2004. Siin on 2,2 liitrine Mersu diiselmootor, mis on ketiga, mis on isegi pluss manuaalkast 5. Edasi ta tõenäoliselt ei käi eriti. Kilovatt oli 87 või 9, midagi siukest, nii et ei midagi erilist. Aga ta näeb ikkagi natuke see keskmisest põnevam välja. Kas ta mõistlik osta oli? See on omete küsimus.
hinna sain enam sinna, kus ma lootsin, tegelikult ma lootsin natuke veel odavalt kätte saada, sest et siin nagu tegemist on, siin pole normaalset rehvi all, igalt poolt natuke roostet mullitab siin ja tegelikult tahab hooldust saada. Ja mis ta kõigepealt tahab saada tegelikult sükest suuremat sisepuhastust, sest et sellest on ikkagi räpane. Sain natuke purke kaasa, pant peal, see ütleb 20 senti juba tegelikult tagasi raha, nii et kõige hullemini läinud. Ühesõnaga, sellega tuleb tagasi Tallinnast saada, nii et pealinna tänavaid hakkab see auto nüüd edasi siin risustama. Käime ka või? Ja konditsioneeritööte täna on mõnusalt 26 kraadi sooja, mis septembri kohta on ikkagi mõnusalt palju. Nii et saan higistada, nii et ma maanteel väga palju rääkida ei taha, sest et see tuulemüra on ilmselgelt siin meeletult palju. No igatahes siuke käkk taaskord. Et kokku see ostuhind jäi sinna, kus ma üle ei plaanin minna, nii et selles mõttes võib rahule jääda. Mida esimese 3 kilomeetri kohta öelda saab, et kõige hullem ei tundu. Ma tegin päris pika proovisõidu enne ja maanteel sükest müra ja vibrat ja veidrus ei ole. Natuke nagu on siuke pehme või ujub, aga sotiga kannatab sõita, nii et on siuke talutav kooselu saab temaga olema. Muidugi jah, oleks võinud olla bensiinikas ja automaat ja kõik muud mugavused. Püsikas vähemalt ma tundnud küll, et ei tööta. Seda ei tee midagi siin. Konditsioneeri tööta, seda mainisin, mul otsaesine on märg, sest hange märg. Ma ei tea, ma loodan, et lastele äkki meeldib, sest et ma isegi oska selle autoga praegu seisukohta võtta. Tänust oli siuke taaskord siuke totakas osta, aga midagi oli vaja koju tuua ju. Ehk siis minu auto number 64, Chrysler PT Cruiser. Ja mida see PT tähendab seal? See tähendab personal transport. Ehk siis personal transport cruiser või midagi siukest. No mida iganes, siuke auto. Nii et kui ta mul siin mõned kuud ära kestab, siis on juba hästi. Ja siis laseks ta vette tagasi, et äkki kellelgi on veel vaja korra proovida, mida tähendab sõita Chrysler PT Cruiseriga. Nii et ühesõnaga ei saanud seda autot sinna Raplasse jätta. Praegu jääb ta küll maale, sest ta tahab saada päris sükest põhjalikku kasimist. Nii et las talle siin. Lähme hea autoga linna tagasi ja siis toome selle Chrysleriga mingi hetk Tallinna tänavaid kaunistama.